Nii, tere ka minu poolt, austatud, ma mõtlesin, et ma hakkan pihta, et austatud minister, aga vaatasin, minister on lahkunud juba. Austatud tervishoiujuhid, terviseedendajad, head kolleegid. Mul on küll aastate jooksul kogunenud erinevaid siukseid esinemispraktikaid, aga selliselt nagu praegu ei ole mind mitte kunagi sisse juhatatud. Et ei oska kohe öeldagi, et kuidas see mõjub kuulajaskonnale, igal juhul nii-öelda esinejale mõjus väga virgutavalt enne seda, kui siia teie ette tulla, teha üks väike ringutus, sest kui ma oleks teinud seda mitte juhendamise saatel, vaid siin omaette, siis oleks see võib-olla natukene kentsakas välja näinud. Nii et väga hästi seatud programm, aitäh korraldajatele selle eest. Te kindlasti mõtlete, et mis see Päästeamet nüüd siia puutub, et kas ta eksis ära, et meil ei ole ju ometi tegemist tuleohutuse konverentsiga, veel hullem äkki ta planeerib meile siin mingi evakuatsiooniõppuse, mis oleks tegelikult päris hea mõte selle asemel, et võimelda, et võib-olla oleks niimoodi korraks välja jooksnud kõik koos ja siis jälle kõik koos tagasi siia jooksnud, oleks võib-olla andnud umbes sama efekti, ühtlasi oleks õppus ka kohe ära tehtud. Aga tegelikult mitte. Tegelikult ma tahaksin avada nii-öelda Päästeameti poolt teile, kui eelmised ettekanded olid suhteliselt üldise loomuga, siis mina just vastupidi. Tahaksin vaadelda ühte väga kitsast tahku vanemaealiste elust. Ja nagu me siin moderaatori poolt ühe räägitava loo taustal tajusime, siis lääne pensionärid väga tihti käivad mägedes, reisimas, on aktiivsed, siis mingil põhjusel meie vanemaealised inimesed tavatsevad olla kodus. Ja see tahk, mida mina siin teie ees avada tahan lähema 20 minuti jooksul, ongi just see, et kuidas need vanemaealised inimesed ennast kodus tunnevad, kas nad tunnevad ennast seal turvaliselt ja kuidas meie päästjad seda kõike näinud oleme. Ehk siis mis on päästjate pilgu läbi vanemaealiste inimeste elu kodus, nende riskid kodus ja kui turvaliselt nad seal ennast tunnevad. Aga minu ülemus ei võtaks mind kindlasti enam tööle tagasi, kui ma ei alustaks lühikese Päästeameti tutvustusega. Ehk siis, et natukene avan ka seda, et mis asutus on Päästeamet, millega me tegeleme, millised eesmärgid oleme me ühiskonnas seadnud, ja siis läheme selle vanemaealiste koduohutuse küsimuse juurde tagasi. Ehk siis Päästeamet, nagu siin juba alguses ka mainitud, meie juba oleme 25-aastased, tähistasime seda just nädal aega tagasi, 25. mail, saime 25-aastaseks. Te näete igasuguseid numbreid tahvlil, see, mida ma Päästeameti kohta öelda tahan, on see, et me oleme Eestis füüsiliselt väga inimese lähedal. Kokku on Päästeametis tööl ligi 2200 inimest, nendest üle 1700 töötab komandodes üle Eesti. 72 komandot. Ma arvan, et me oleme ühed viimased riigi esindajad või ainsad riigi esindajad ka sellistes kohtades nagu Vormsi saar, Kihnu saar, Ruhnu saar. Ka seal on esindatud kutseline pääste Eesti Vabariigis. Ja mitte ainult kutseline pääste ei ole see, kes me oleme. Meie hulgas on ka vabatahtlik pääste integreerunud võrgustikuna kokku 114 komandot. Eestis on kokku 186 päästekomandot kogu aeg valmis inimestele appi tõttama. Ja muideks see appi tõttamiskiirus on äärmiselt eeskujulik. Et te muidugi arvate, et nüüd tuli Päästeametnik, hakkas ennast kiitma. Lihtsalt numbrites rääkides, ma ei ole Eesti sees võrdlust teinud, Eesti sees me tõenäoliselt oleme kõige kiirem inimeseni jõudev alarmteenistus reageerivas tähenduses. Lääneriikide võrdluses me oleme Euroopa, Põhjamaades oleme number 1, usutavasti ka Euroopas. Alates sellest hetkest, kui te helistate numbril 112, on päästeteenistus keskmiselt Eestis ükskõik kus kohas teie juures 9 minuti jooksul. Nii et loomulikult suurlinnades parema tulemusega, väiksemates maakohtades on see tulemus mitte nii hea, aga me oleme kiiresti kohal. Päästeteenistus, mis klassikaliselt võib-olla on kujutatud või klassikaliselt on ta tuntud kui reageeriv teenistus, siis tegelikult kui me vaatame seda, millega Päästeamet täna tegeleb,
siis me näeme, et tegelikult on 2/3 meie tegevusest ja kõikidest meie toimingutest on seotud ennetamisega. Me ennetame õnnetusi eeskätt. Tänases vaates eeskätt, mida me ennetame, on ikkagi tuleõnnetused, veeõnnetused, plahvatusoht. Me tegeleme täna ka või oleme alustamas tegevust selleks, et suurendada inimeste teadlikkust hädaolukordades toimetulekuks. Nii et ennetamine, järelevalve on 2/3 meie toimingutest ja ainult 1/3 meie toimingutest on reageerimine. Mida ma siin slaidil kõige rohkem tahan esile tõsta ja mis väga paljudes auditooriumites on suhteliselt üllatuslik, on siis see, et kui me päästesündmustele, meil on väljakutseid kokku on umbes 26 000, eks ju. Aga seal on erinevaid, seal on abistamisi, teiste organisatsioonide abistamisi, selle juurde ma pöördun tagasi. Päästesündmuseid on aastas Eestis 16 000. Ja ennetusest ainult väike osa, ehk siis kodunõustamised, tegelikult meie ennetusampluaa on märksa laiem. Ainuüksi meie kodus käimised moodustavad suurema hulga meie tegevustest kui osalemine päästesündmustel, mis tuleb väga paljudes auditooriumites üllatusena, et Päästeamet on selline organisatsioon, mis ennetab märksa rohkem kui reageerib. Aga muideks meie eelarvest üle 80% on reageerimises ja ainult 20%, tegelikult natukene vähem, on ennetamises ja järelevalves. Selle ennetamise kasulikkuse juurde ma veel kindlasti tulen tagasi. Päästeameti visiooniks on viia Eesti turvalisuselt Põhjamaade tasemele aastaks 2025. Väga ambitsioonikas visioon. Ma kohe näitan, kus me oleme täna. See visioon sisaldab seda, et uppunuid ei tohiks Eestis olla rohkem aastal 2025 kui 2020 ja tulesurmasid ei tohiks olla rohkem kui 12. Kus me oleme täna? Me oleme 39 tulesurma juures. Meil on 4 korda minna. Aga kui me vaatame aastat 2006, ainult 10 aastat tagasi, hukkus tules Eestis 164 inimest. Üle 4 korra rohkem kui täna. Ehk siis 164-lt oleme me tulnud alla 39-le. Mida ma siin juures öelda tahan? 2006 oli see aeg, kui Päästeametis vaadati peale, mina siis veel ei töötanud keskkontori tasandil, vaadati peale Eestis tules hukkunute statistikale ja vaadati sellele peale rahvusvaheliselt ja avastati hirmutav fakt. Usaldusväärse statistikaga riikide hulgas olime maailmas number 1 tules hukkunute arvult. Esimesel kohal Eesti, meil on komme olla kas esimene mingitelt näitajatelt või viimane mingilt näitajatelt, keskmist eestlane ei tunnista. Ja siis me saime aru, et niimoodi enam edasi minna ei saa. Me peame midagi muutma. Ja 2006. aastast loodi Päästeametisse selline süsteemne tuleohutusalaste ohtudega tegelev ennetusmeeskond, loodi kavad selleks, kuidas tuleohutusalaste ohtudega tegeleda ja esimese 2 aastaga vähenes tuleõnnetuste hukkunud inimeste arv 2 korda. Me oleks võinud oma reageerivat koosseisu suurendada ükskõik kui palju. Me oleks võinud iga maja kõrvale panna tuletõrjekomando, mis ilmselgelt on võimatu, see on lihtsalt teoreetiline fiktsioon. Ja me ei oleks kunagi saavutanud selliseid tulemusi. Süsteemse ennetustööga alustamine andis meile tulemuse ja on nüüd juba 10 aasta jooksul andnud sellise tulemuse, kus me oleme langenud 2,9 inimeseni 100 000 elaniku kohta tules hukkunutes. Absoluutnumbris on see 39, aga Põhjamaade tasemeni on siit veel 4 korda minna. Kas me suudame? Ma olen veendunud, et suudame. Minevik on näidanud, et suudame. Lihtsalt küsimus on selles, et kas me suudame seda kõike samastuguste meetoditega, nagu me
oleme seni edu saavutanud või tuleb veel kuskilt sammud edasi astuda. Aga selleni ma ka veel natukeseks jõuan. Nüüd minnes natukene laiemaks, vaadates ühiskonnas õnnetussurmasid tervikuna. Ehk siis, et tulesurmad on muidugi äärmiselt sellised, kuidas ma ütlen, traagilised, loomulikult nad on, see ei ole praegu hea sõna, aga niisugused meediaseksikad, eks ju, et kus on tulekahju ja mehed jooksevad ja inimene sai surma. Ja jääb mulje, nagu tulesurmad oleks ühiskonnas äärmiselt suur probleem. Ongi, loomulikult on suur probleem. Aga vaadates õnnetussurmade statistikat Eestis kokku, ja siin on 2015. aasta näide, siis me näeme, et tulesurmad moodustavad Eesti õnnetustest tingitud surmadest ainult 6%. 6. Vesi, uppumised juurde pannes, kokku 10%. Vaid kümnendik kõikidest õnnetustes hukkunutest Eestis hukkuvad tules või vees. Aga kindlasti meediapildis nad prevaleerivad rohkem. Mis minu jaoks sellel pildil on kõige ootamatum või hämmastavam ja tihti seda ka erinevates auditooriumites esinedes inimesed imestavad, kas tõesti saab see tõsi olla. See on sektor, mille taga on, vale nuppu vajutasin. See on sektor, mille taga on 14%. Inimesed kukuvad ennast surnuks. Kukuvad surnuks. Aastas kukub Eestis surnuks suurusjärgus 100 inimest. Kas me oleme sellest probleemist ühiskonnas kuulnud? Kas me oleme selle probleemiga ühiskonnas kuidagi aktiivselt tegelenud ennetuslikus tähenduses? Vist ei ole. Vähemalt selliselt aktiivselt, nähtavalt, kukkumissurmasid mõjutavalt. See nüüd, mis ma ütlen, ei ole Eesti statistika, see tuleneb sellisest rahvusvahelisest statistikast, et kukkumissurmadest, ja seda võiks Eestis lähemalt uurima, 80% toimub kodudes. 80% kukkumissurmadest toimub kodudes. Nii et kui Eesti nii-öelda keskmine kukkumissurmade osa vastaks rahvusvahelisele statistikale, siis 100-st 80 inimest kukub kodus surnuks. 80. Täna me oleme vanemaealiste sellisel konverentsil lihtsalt kõrvale põikena toon ka esile selle, et teate, kui palju juhtub laste ja noortega vanuses 0–14 kukkumisjuhtusid Eestis, mis vajavad nii-öelda sekkumist. 10 000. 10 000 kukkumisjuhtumist aastas 0–14 vanuses grupis lastel, mis vajavad sekkumist. Et nii hämmastav, kui see ka ei tundu, kukkumised on Eestis väga suur probleem. Miks meie sellest räägime? Ja kuidas meie seda näeme? Päästeamet, ja see on nüüd 2015 aasta jällegi statistika näitel, väljakutsete hulk oli meil 26 000. See on viimastel aastatel püsinud stabiilne, mis on huvitav, et selle 26 000 sees päästesündmused vähenevad, aga reageerimised sellistesse olukordadesse, kus me läheme teistele asutustele appi, olgu selleks politsei, olgu selleks kiirabi, suurenevad. See on üks väheseid sündmusliike, kus Päästeameti väljakutsete arv viimastel aastatel on suurenenud. Ja seejuures käime me 6000 korral aastas ja siin ei ole mõeldud tulekahjusid, kõik muud sündmused. Tulekahjud veel neile otsa. 6000 korral aastas käime inimeste kodudes. Nendest 4000 korda käime inimeste kodudes selliselt, et läheme appi teisele asutusele. Jällegi, tavapäraselt kiirabi, tavapäraselt politsei. Kodu on inimese turvalisuse selgroog. Ehk siis küsimus siit nagu edasi on minu jaoks see, või ka Päästeameti jaoks see, et jah, siin on ka nalja visatud, et loomulikult
kodu on inimese kõige ohtlikum koht, et statistiliselt kõige rohkem inimesi surebki kodus, sest nad ju viibivad kõige rohkem kodus. Aga mis meie jaoks näitab seda, et just nimelt kodu on see koht, kus tuleb tegeleda ennetustööga. Meie täna vaatleme seda nii-öelda eeskätt tuleohtude aspektist. Ma algslaididel näitasin teile, et me käime 17 000 kodus aastas. 17 000 kodu aastas. Aga mida me teeme seal? Me räägime inimestele tuleohtudest. Tuleohtudest räägime. Aga koduohutuse pakett laiemalt, sest nagu ma juba näitasin teile, et inimesed kukuvad ennast kodus surnuks 2 korda tihemini, kui nad kodus sisse põlevad, siis see on midagi, millega täna kahjuks ei tegeleta. Kui me vaatame vanuse aspektist kukkumist, ja ma olen väga kitsas nii-öelda teemavahemikus, nagu ma ennem ka lubasin, kui me vaatame vanemaealiste nii-öelda kukkumisi, siis näeme, et ja ma tahaksin nii-öelda teie ees just nimelt seda alumist rida rõhutada, et kukkumistest 68% toimub pensioniealiste inimestega, ehk siis suurusjärgus vaadeldes vanuses 60+. 68%. Jällegi, meil puudub usaldusväärne statistika, vähemalt meil Päästeametil, võib-olla kuskil mujal, võib-olla siin saalis on see isegi olemas. Ehk siis, kui me ütleme, et kukkudes saab Eestis surma umbes 100 inimest, nendest 80 kodus, ja kui 68% on vanemaealised, siis 68 inimest aastas sureb kukkumisse, kes on pensionärid, ja kodudes nendest see vahemik peaks olema kuskil 50 või 60. 50–60 inimest kukub aastas kodus ennast surnuks, kes on vanuses 60+. Et tegemist on suhteliselt tõsise probleemiga juba täna, aga me teame kõik, et ühiskond vananeb. Ehk siis küsimus on selles, et kas ühiskonna vananemisest tingitult võiksime me prognoosida, et kukkumistest tulenevate surmade osa meil veelgi suureneb. Ja teine küsimus, et kas me peaksime sellega leppima. Kukkumised või üldse vigastustest põhjustatud surmad ei ole ainult traagika sellele perekonnale või mingisugune number kuskil statistikas, et keegi sai surma. See on ka ilmselge majanduslik kahju riigile. Ühelt poolt, ja siin ma räägin ikkagi vigastustest, mitte surmadest praegu veel, me näeme, et laiemalt vigastustest tingitud enneaegse suremuse tõttu kaotatakse Eestis 33 000 eluaastat. Ja rahalises vääringus on see toodud 480 miljonit eurot. See on Sotsiaalministeeriumis nii-öelda allikatele tuginedes. Meie sellega nii aktiivselt ei tegele. Ja kui me räägime kukkumistest, siis 16 miljonit eurot aastas kulutatakse kukkumisest põhjustatud vigastuste raviks. Et ilmselgelt tegu nii traagilise olukorraga nii-öelda inimsaatuste seisukohalt, kui ka riigi mõistes selgelt ka rahalisest vaatest lähtudes. Nüüd tulles jälle tagasi ennetuse juurde, et kui me toome nii-öelda selle võrdluse ennetuses, et mida Päästeamet just nimelt praegu jälle tagasi tule ja vee juurde, mida Päästeameti ennetustöö kaudu on saavutanud hukkunute arvu vähendades ja kui seda panna rahaks. Ma tean, et ega nii-öelda neid metoodikaid, kuidas inimelu hinnata, inimelu ongi väärtusetu. Kuidas õige eestikeelne sõna on? Inimelu ongi mittehinnatav. Inimelul ei ole võimalik anda väärtust. Vabandust, et ma sellise keelevääratuse läbi lasin. 1,4 miljonit eurot. 1,4 miljonit eurot mingisuguste metoodikate alusel on hinnatud inimese elu hinnaks. Ja kui võtta nii-öelda puhtalt tule- ja veeohutuse aspektist,
siis 10 aastaga tuleohutusega tegelemise kaudu ennetuslikust aspektist oleme me Eestile säästnud 783 elu. Me oleme säästnud 783 leinavat perekonda, pannes rahasse üle miljardi euro. Veeohutus, kuna me sellega tegeleme aktiivselt 6 aastat, meil on nähtavad siis ka need, et palju sinna on raha pandud, on säästetud 145 elu ja rahalises vääringus 200 miljonit eurot. 10 aastaga võiks öelda, me oleme säästnud 1,2 miljardit eurot ühiskonnale. Ennetustöö kaudu. 1,2 miljardit. Kõik kindlasti küsivad, et kui palju Päästeamet on ennetusse raha sisse pannud. Siin on nüüd natukene see, et kuidas võtta, kui ma võtan puhtalt raha ennetuskampaaniatesse, ennetustegevustesse otseselt, siis on see umbes 6 miljonit eurot. 6 miljonit. Kui ma lisan sellele veel palgaraha meie suurusjärgus 30 ennetajale 10 aasta jooksul, siis on see teine 6 miljonit eurot. Me oleme kulutanud avalikku raha 12 miljoni euro eest ja säästnud üle 900 inimelu. Rahasse arvestades 1,2 miljardit eurot. Kuhu ma jõuda tahan selle jutuga? Ma tahan nende inimesteni jõuda. Ja nüüd ma tulen siia koduohutuse juurde tagasi. Nagu ma ütlesin, aastas kukub surnuks 100 inimest. 100 inimest aastas saab surma kukkumise kaudu. 68% vanemaealised kui 60. Mõte on selles, et tegelikult võiks ja peaks Eestis hakkama keegi tegelema ka selle koogitükiga nendest surmadest, mis sisaldab kukkumistest tulenevaid surmasid, kukkumistest tulenevaid vigastusi. Ja teiselt poolt me näeme, kus nad toimuvad kodus. Ka Haigekassa juht viitas siin koduohutusele ja siin oma ettekande lõpuks ma tahakski teha niisuguse üleskutse, et ma ei tea, kes need partnerid kõik on ja kes on eestvedaja, ka Päästeamet on igal juhul väga aktiivne partner. Me tuleme kohe kaasa, mingites osades võib-olla isegi veame eest. Et lisaks sellele, et täna tegeleda tule- ja veeohutusega Päästeameti poolt, tahaksime me võtta enda kanda koduohutuse laiemalt. Kui me suudame sellest 100 inimesest, 100 inimeselisest surnuks kukkunute hulgast, kui me suudame seal olla sama edukad, nagu me olime tule- ja veeõnnetuste ennetamises. Meil on tagasivaatav statistika, ehk siis, et see ei ole mingi luul, see on see, mis on meil kogemus olemas, me oleme seda teinud, on see, et esimese 3 aastaga saavutame me 15% vähenemise hukkunute arvus. 3 aasta pärast, kui me hakkaksime kõik koos süsteemselt kukkumistega tegelema, oleks meil mitte 100, vaid ma julgen suhteliselt kõvaäälselt lubada, et meil oleks kindlasti neid umbes 15% vähem, kuskil 80. Ja sealt edasi 15% kaupa iga 3 aasta tagant. Seda näitab meie ajalooline kogemus. Me oleme seda tuleohushukkunute arvuga saavutanud aastast 2006, kui hakkasime tegelema, ja veesuppunutega ka saavutanud aastast 2010, kui hakkasime tegelema. Tahame kukkumistes saavutada sama tulemuse. Ja kõige lõpuks üks väike kitsaskoht. Ja siin ma pöördun tagasi, ma ei rõhutanud seda siis, kui ma näitasin Päästeameti visiooni, ma ei rõhutanud seda sõnastust, et igaühe kaasabil. Väga paljude õnnetustega ei ole võimalik tegeleda nii, et sellega tegeleb ainult üks asutus, või sellega tegelevad üks asutus omas sektoris, teine asutus omas sektoris, 3. asutus omas sektoris, siis me hukkunuid tagasi ei too.
Meil on olnud piisavalt lugusid ja juhtumeid, kus inimene on tulnud haiglast, sotsiaalhoolekande asutusest, on tulnud oma koju, järgmisel ööl sureb seal ära. See ei ole Päästeameti poolt ennetatav, see ei ole sotsiaalvaldkonna poolt ennetatav, aga lihtsalt inimene kukkus lihtsalt kuskile kahe asutuse vahele. Lisaks veel see, et kodudega ei tegele mitte keegi täna Eestis aktiivselt. Ehk siis me peaksime Eestis leidma veel ka, ma toon niisuguse lühikese kõrvalepõike sellisest, võib-olla see ei ole päris hea paralleel, aga kuna me siin omavahel oleme, siis ma võin sellest rääkida, et me kõik oleme pankade kliendid. Oleme ju. Minul on seal autoliising ja korterilaenu maksan ja mingi hoius on ja pensionid pean ja nii edasi. Ma ei jõuaks mitte kunagi omada ülevaadet kõikidest nendest teenustest, mida minu pank mulle pakub. Ja siis on pangal üks väga huvitav teenus, mille nimi on kuldkliendi haldur. Aga vanemaealistega on umbes samasugune, nad kasutavad päris palju riigi teenuseid. Ja küsimus ei ole milliseid. Küsimus on lihtsalt, et nad kasutavad erinevaid riigi poolt pakutavaid teenuseid, seal juures näiteks Päästeameti poolt pakutavat kodunõustamisteenust ja nii edasi. Täna on küsimus selles, et kes on nii-öelda see kuldkliendi haldur, selle vanemaealise inimese ja riigi poolt erinevate asutuste või ütleme siis riigi erinevate asutuste poolt pakutavate teenuste vahel. Kes on see inimene, kes paketistab kõik selle vanemaealisele inimesele kokku, selleks, et see inimene ei kukuks kahe asutuse vahelt läbi. Kas see inimene on, nagu siin ühest ettekandest käis läbi, et vallavanem? Kas see inimene on sotsiaalhoolekandetöötaja, kas see inimene on keegi kolmas, ka vabatahtlik sektor võib alla kaasa tulla, aga keegi peab siin appi tulema. Ja kõige lõpuks, lihtsalt kordan üle, mis ma tahtsin öelda, koduohutus on oluline, kodus kukkumiste ennetamine on oluline, Päästeamet tahab tulla siin partneriks, kutsun kõiki teid meiega koos seda rada käima, hoiame järgmise 3 aasta jooksul 20 inimest elavana, rohkem kui täna. Aitäh! Suured tänud! Punast kukke pole anda, aga mul on punased maasikad ühele küsijale. Üks küsimus saaks tulla. Ma juba lootsin, et sa tuled minu juurde nendega. Tere! Sven Uusar, minu nimi Meravita Eesti. Me tegeleme ka oma toodete arendamisega nii-öelda tervise hoidmise vaatenurgast ja ma vaatan seda pealkirja täna, et siit tekkis natukene küsimus, et Päästeameti ja võib-olla niisuguse erasektori vahelisest koostööst me eelnevalt statistikast nägime, kus kohas riigi palgal on ligi 2000 päästjat ja samal ajal on ka 2000 vabatahtlikku. Et üldse selle nii-öelda konverentsi nii-öelda seisust ma ei näe väga palju võib-olla niisugust nagu koostööd just nimelt erasektoriga, et meie ettevõtjatena ka mõtleme, kuidas nagu inimesi hoida tervetena ja kuidas seda nii-öelda koos edendada. Ja siinkohal küsimus teile, et sa tunnete Päästeametit natuke paremini kui mina, et kus kohas te näete nagu seda tänast toimivat koostööd just nimelt ettevõtjatega ja mida te näeksite tulevikus, et kuidas seda koostööd teha nii-öelda rohkem ka nende kampaaniate ja ennetamiste koha pealt, sest ka eraettevõtted tegelikult teevad iga päev omale, ütleme nii-öelda turundust ja võimalik, et see turundus oleks hea ühendada siis sellise missioonitundega, mis võib-olla tooks sellele ettevõtjatele täiendavat lisandväärtust. Aitäh! Aitäh! Üritan lühidalt vastata ja see on nüüd natukene laiem teema kui nii-öelda see vanemaealiste teema, eks ju. Kõigepealt see, et ma ei pannud hästi tähele, ma natukene lahutaksin enda omavahel ära, eks ju, vabatahtluse ehk siis nii-öelda kolmanda sektori ja erasektori selles tähenduses. Keskenduksin hetkel nii-öelda sellele erasektorile. Me teeme erasektoriga iga päev koostööd. Iga päev teeme koostööd. Kas või valdkonniti võttes, ennetustöö. Me ei tee ühtegi kampaaniat ise, mitte ühtegi. Kõik meie nii-öelda tuleohutuskampaaniad, ma arvan, et siin saalis ei ole inimest, kes ei oleks märganud mõnda tuleohutuskampaaniat, et kas ära lase purjus sõpra vett
ette või nii-öelda kontrolli suitsuandurit, aita oma vanaemal suitsuandurit kontrollida ja nii edasi, nii edasi. Need kõik on erasektori ettevõtted, kellega me selles mõistes teeme koostööd. Tuleohutusjärelevalves on erasektori osa üha suurenemas selleks, et suurendada ühiskonna turvalisust. Ma toon teile lihtsa näite kõrvalt, et kuidagi võib nagu tunne jääda, et aga kuidas siis erasektor nii-öelda tegutseb ohutusjärelevalve maastikul. Toon teile näite, et miks peab riiklik tuletõrjeinspektor tingimata kontrollima mõne objekti turvalisust. Autode tehnoülevaatus. Kas te teate, kui mitu riiklikku auto tehnoülevaatuspunkti on Eestis? Kui mitu? Palju. Ühtegi. 0 riiklikku auto tehnoülevaatuspunkti. Kõik on erasektor. Riik teostab küll kontrolli erasektori suhtes, aga näide sellest, ja üldiselt meie autod on ju tehniliselt korras. Ehk siis ei pea riik tingimata nii-öelda sekkuma, selgelt on siin nii-öelda erasektori panus. Kui me räägime reageerivatest valdkondadest, päästetöö valdkond, demineerimisvaldkond, nii-öelda kogu see nii-öelda innovatsioon, mida me välja mõtleme, mida seal kasutada, kõik tuleb erasektori kaudu. Et erasektor on juba täna selgelt päästetöö teenustesse integreeritud ja tulevikus ma näen seda kindlasti suurenemas. Kui see oli vastus? Oli vastus. Selge. Aitäh, aplausi